Okei, aga siis me võime alustada oma infotundi või pool tundi või 2 tundi, täpselt nii kaua kui huvi ja vajadust on, andmeteaduse magistriõppekava kohta. Mina olen selle programmi juht, Jaak Vilo on minu nimi ja Jaanika Seli lehvitab, on koordinaator ehk siis aitab tehniliselt kogu seda vajalikku tunniplaani, paberimajandus, kõike seda ka korras hoida, et abistab. Nii, kus liiguks slaid edasi ka veel. 6A, ma loodan, et rahval on hakanud tekkima võimalus, et saab küsimusi esitada kirjalikult, siis me saame vastata. Ja kui Henri Naritsalt kuidagi moodi küsida sõna, siis ta saab anda ka mikrofoniga rääkimise võimaluse. Plaan on, et mina räägin kõigepealt ja siis üks praegu õppekaval õppiv tudeng Ilmar Uduste, kes ka lehvitab siit, saab osaleda. Ja ma hetkel jään vastuse võlgu, kas nimekirjas on juba teised mõned õppekava praegused tudengid ka sees või mitte, aga see oli mõte, et nad saavad ka liituda ja siis on ka rohkem tudengeid, kes saavad kinnitada või ümber lükata vajadusel mingeid minu väiteid. Andmeteadus on hästi lihtsalt öeldes on kogu see metoodika, kuidas me andmetest, mis on bitid, baidid, kilobaidid, failid, kuidas me andmetest saame teadmisi, ehk siis mingit väärtust, et mis on andmetes kirjas. See on küllaltki interdistsiplinaarne selles mõttes, et vajab nagu mitmeid oskusi, tehnilisi oskusi, teoreetilisi teadmisi ja arusaamasid ühelt poolt, et kasutada õigeid teaduslikke lähenemisi, nagu põhjendatud lähenemisi, algoritme, tarkvara. Selleks, et eri tüüpi andmetest on nad siis mingi struktuuriga või ilma struktuurita, nagu me siin kõneleme või vabatekst, et erineva kujuga andmetest siis teadmisi ja arusaamu või sellist sügavat arusaama tuvastada. Ja loomulikult seda on vajalik, see vajadus on väga laias rakenduste spektris erinevatest distsipliinidest, erinevatest majandusvaldkondadest, erinevatest ettevõtte tüüpidest, riigi tasemel, eri teadusharudes. Ja need tehnikad, millega siis andmeteadlased lähedamalt seotud on masinõpe, tänapäeval võib öelda tehisintellekt, andmekaeve, teatud mõttes siis andmetest mingite mustrite või seoste otsimine ja üha enam tuleb siis teha tegemist suurandmetega, et need ei ole ainult niimoodi, et nad sul mahuksid Excelisse arvutisse, et eeldatavalt on need kusagil andmebaasides ja seal rakendatakse siis analoogseid meetodeid. Et andmed võivad kasvada väga suureks, kui nad ei ole praegu veel väga suured, siis nad jätkavad kasvamist, seda me teame. Ja kui nagu veidikese nagu öelda, mis need andmed siis võivad olla, siis lihtsalt abstraktne näide, siin on tippude seosed, tippude seoste abil graafina sa võid esitada enam-vähem igasuguseid seoseid, need võivad olla inimesed sotsiaalvõrgustikus ja sõpruskonnad, need võivad olla mingisugused seosed objektide vahel, ettevõtete vahel, müügi, ostutehingud, mis iganes, mis tähendab seda, et iga seose taga võib olla terve suur hulk lisainfot, mis siis kirjeldab kas siis seda objekti või teist objekti või nende vahelisi seoseid, interaktsioone, nii et põhimõtteliselt võib mõelda, et andmeid võib olla nagu väga palju erinevaid ja siis tuleb otsida, keda sotsiaalvõrgus tahetakse otsida, suunamudijaid, kes on tegelikult suunamudijad, kes tegelikult mõjutavad selle võrgu sees toimuvat või millised ettevõtted domineerivad ühes või teises valdkonnas või mis on siin olulist, eks, et millised on need meetodid, kuidas siis vastavalt üles otsida. Andmeid on äriettevõtetes toimub, loomulikult andmete pidev tekke, on ta siis börsid, tehingud, online tehingud, see muutub järjest pidevamaks. Te kõik kasutate siin Bolti, kas siis sõidu tellimiseks või toidu tellimiseks, need kõik toodavad pidevalt kogu aeg andmeid
Nende andmete baasil vastavad ettevõtted siis arendavad paremaid teenuseid. Ja siin on küll mõne aasta tagune näide, aga üks Eesti juurtega startup ettevõte Marine Explore põhimõtteliselt tegeles sellega, et üle globaalselt, üle planeedi on ookeanid täis igasuguseid sensoreid pinnal, õhus, vee all ja kuidas kõik need andmed kokku tuua niimoodi, et need, kes vajavad seda tüüpi infot, no näiteks olgu ta mingi laevafirma, siin selle Egiptuse kanalis, kui läks kanal kinni, siis oleks võinud näiteks hakata uurima, et kust kaudu, mismoodi ümber suunata. Ja vahel on üks näide, et laevad vahel tahavad vältida neid kohti, kus vaalad oma laulu laulavad, et tagada vaaladele turvaline äraelamine. Ehk siis on nagu heli, töötlemine ja planeerimine. Miks andmeteadust vaja on? Sest me elame üha enam andmestuvas maailmas, andmeid on pidevalt juurde tekkinud ja see kasvutempo on tegelikult kiirenev, millega andmeid on võimalik genereerida ja andmed nagu failidesse maha kirjutada. Et siis tuleb neid andmeid analüüsida, mis on saadaval või hakata andmeid analüüsima ka jooksvalt, lennult, pidevalt neid töödeldes. Nii et see andmeanalüüs ja tehisintellekti või masinaõppe kasutamine lihtsalt on hädavajalik selleks, et infovoost või sellest andmevoost saada teadmisi infot, kas siis inimestele otsuse tegemiseks või automatiseerimiseks. Et Amazoni või Bolti puhul ega siis inimene ei tee otsust, et kellele kuhu mis autot saata, et siis on juba see protsess ära automatiseeritud. Nii et see otsuse tegemine käib sinna andmete kasutamise peale, kas siis inimestele suunatuna juhtimise otsused või selle protsessi optimeerimine juba automatiseeritult. Nii et kogu see juhtimine tegelikult sõltub sellisest info töötlemisest, et saaks olla teadlik ja efektiivne. Andmeteadus on, kuidas öelda, et loomulikult IT-alal on andmeteadus erinevaid aineid õpetatud, tehisintellekti on juba siin 80-ndatel, 90-ndatel õpetatud. Ajas on muutuv see termini sisu, et mida selle taga nagu käsitletakse, aga andmete töötlemist loomulikult on pika aja jooksul õpetatud, kuid eraldi sellist spetsiifilist õppekava ei olnud. Nii et eelmisest aastast on siis andmeteadus õppekava, esimene unikaalne, kus saab seda kõike veidike süsteemsemalt siis magistri tasemel õppida. Ja loomulikult on siin suur ootus tööturul, et tuleksid spetsialistid. Õppekava me käivitasime Majandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigihanke tulemusel, olime edukad selle väärtuspakkumisega, et mida me soovime õpetada, kuidas ja oleme praegu hetkel toetatud selle Majandusministeeriumi hanke või grandi põhjal. Nemad on ka ette kirjutanud mingi määral osasid tingimusi, nii et me mõnede tingimuste puhul oleme seotud riigi poolt ette antud ülesannetega. Kui me seda õppekava käivitasime, siis me suhtlesime paljude ettevõtetega ja saime ka sinna selgelt vähemalt 24 ettevõtte asutuse toetuskirjad taha, kes siis põhjendasid, et see on hädavajalik ja kasulik ja hästi välja mõeldud õppekava. Andmeteadlane, õnneks olete siin kuulamas, te ei ole ära hirmutatud sõnast teadlane. Tegelikult see andmeteadlane ei tähenda seda, et selle õppekava lõpetaja peaks pärast tegema teadust. Et see andmeteadus on nagu distsipliini nimi, niimoodi nagu on statistika või IT, et ta on pigem distsipliini nimi, aga see ei tähenda, et see on nagu teadus iseeneses. Aga andmeteadlase nimi on rahvusvaheliselt kasutusel ja tänapäeval see käsitleb mitmeid siis teadmisi oskusi. Ühe poolt on matemaatika ja statistika arusaamine, selleks, et masinõpet või statistilist modelleerimist teha, peab nagu nende alustõdedega olema kursis. Teiselt poolt peab suutma siis ise programmeerida ja andmebaasidega suhelda, ehk siis programmeerimist ja andmebaasidega töö on hädavajalik, käsitööoskused on selles mõttes vajalikud. Kolmandaks on vajalik, et sa valdkonda, kuhu sa lõpuks ennast suunad, kas siis
kas äriettevõttesse müügitoetuseks või siis, ma ei tea, transpordisektorisse või tööstusettevõttesse või hoopis sotsiaalteaduste või humanitaarteaduste poole või meditsiini, et siis sellest valdkonnast peab omandama mingeid teadmisi. Loomulikult me päris kõike ei suuda siin nagu õpetada, aga andmeteadlane peab oma valdkonnas omama mingit kompetentsi ja pädevust. Ehk siis peab olema suuteline õppima uusi valdkondi ja seal sinna teatud mõttes ennast nagu sisse paigutama. Ja kogu selle tegevuse juures, mis on hästi tähtis, on siis see, et andmeteadlane peab suutma tegelikult kommunikeerida, suhelda erinevate inimestega, kas siis selles valdkonnas, tehniliste tiimidega, otsustajatega, nii et ja kui sa teed otsustajatele mingeid ettepanekuid, siis sa pead suutma jälle kommunikeerida, mida andmed räägivad, rääkida lugusid, esitada seda veenvalt ja loomulikult siin päris palju on ka sellist visualiseerimise vajadusi. Et kui sa lähed bossile rääkima midagi veenma, siis sa pead talle visualiseerima, näitama, aga kui sa teed tarkvara, mis ise siis automatiseerib, näiteks mingi ütleb sulle, et takso tuleb siia 17 minuti pärast, siis see muidugi ei ole mitte bossile näitamine, vaid see mudel töötab siis selle automaatse otsustamise jaoks. Ja mis seal salata, on peetud tänapäevast andmeteadlast üheks seksikamas 21. sajandi ametiks. Nüüd selle tausta pealt on üsna selge, et me ei kirjuta ette, et andmeteadlased peavad olema kõik ühte nägu ja tegu. Vastupidi, me tahame, et nad tuleksid erinevate õppekavade eelmise teadmise pealt. Meil on väärtus nii nendelt, kes tulevad matemaatika statistika pealt, väärtus, kes tulevad programmeerimise IT pealt, väärtus nendest, kes tulevad majandusest või humanitaarteadusest. Et see on väärtus, et erinevate teaduste, erinevate bakalaureuse või miks mitte ka mõne magistrikraadi pealt tuleksid inimesed kokku selleks, et vastastikku tiimis saaks siis need erinevaid väärtusi kokku panna. Küll on aga ees nõue, et varasemate õpingute käigus peab suutma näidata ühe õppeaasta mahus alusteadmisi, mis siis keskenduvad IT või matemaatika, statistika valdkondadele. Ja me selle 60 ainepunkti eelnõue on meil ka riigihankes sees, nii et sealt me nagu taganeda ei saa. Küll aga me anname endale aru, et me ei taha ette kirjutada, et siia sobib ainult nende 5 või 6 õppekava bakalaureuse lõpetajad, vaid anname väga suure vabaduse inimesele näidata ise, millised ained, mis mahus on seotud matemaatika IT-ga. Et kui sa oled õppinud kusagil majandusaineid, matemaatilist majandust, pärast õppinud mingisugust, ma ei oska öelda, majandusest füüsikasse otseselt ei lähe, aga füüsikud näitavad oma füüsikaaineid, majanduse omad saavad matemaatilisemaid aineid näidata ja nii edasi. Et selle saab nagu kirja panna ise. Ja kohti on meil hetkel päris palju. Eelmine aasta võtsime vastu 60 tudengit, see aasta on plaanis vastu võtta 75 tudengit. Nii et õppekava on kohe käivitamise hetkel olnud populaarne ja mahukas. Saime ilusasti oma sihi eelmine aasta täis. Nii et see aasta isegi kasvatame seda vastuvõttu. Nii. Õppekava, see on nüüd see igavam osa, et millest see õppekava 120 ainepunkti, 2 õppeaastat, 60 on siis nominaalne õppemaht ühes aastas, 30 on semestris, nii et pool aasta on 30 ainepunkti. Alusmoodul, mis on siis andmeteadusest üldiselt, kõik sissejuhatavad ained, olulised kohustuslikud ained. Siis on edasi saab valida juba, et ühelt poolt on moodul, et millised on erinevad andmeteaduse tehisintellekti meetodi aineid, milliseid tehnikaid siis saab kasutada ja valida tuleb üks suunamoodul, kas ma tahan seda rakendada äriettevõttes, sotsiaalhumanitaarteadustes või hoopis eluteadustes, bioloogias, meditsiinis. Et saab valida nagu kuhu suunda spetsialiseeruda. Siin teise pool on siis valikained, me näeme ette ka tasandusmooduli, et kui tulevad inimesed, näiteks, et ma oskan vähem programmeerimist, siis on võimalik tasandusmoodulis omandada programmeerimise
tõdesid või edasi jõudvaid aineid, et siis tasandada ennast nendes komponentides, mis tundub, et mul on nõrgemad. Ja lisaks on siis suur hulk aineid võimalik valida valikainete hulgast ja loomulikult, kui seda koroonat ei oleks, siis me soosiks väga ka vahepeal välismaal õppimas käimist, et on võimalik nagu see valikainete sees moodul välisõppeks sisse panna. Lisaks on praktika, nagu meil kõikidel õppekavadel, et ettevõtete juures saab teha praktikat siin kohalike uurimisrühmade juures, saab teha praktikat näiteks erinevatel häkatonidel osalemise kaudu või iduettevõtluse õppeainete kaudu. Ja õppekava lõpeb siis magistritöö või projektiga, mille maht on 15 ainepunkti pluss 3 ainepunkti nagu seminar. Et selline on hästi linnulennult ülevaade. Kes on perfektne andmeteadlane, ma veidike kordan seda teemat, peab oskama kommunikeerida, peab oskama veidike statistikat, peab oskama programmeerida, peab oskama ärivaldkonda ennast paigutada ja siis on keskel perfektne andmeteadlane, kes oskab kõiki neid erinevaid aspekte. Aga mis siin Venni diagrammil siis ülejäänud on, siis võib mõelda, et kui sa oskad ainult kommunikeerida, siis on lihtsalt kuuma õhku tuleb suust välja. Me tahame, et inimesed omandaks mitmekülgse, mitmekesise, kuid tõsise hariduse, et oleksid oskused, teadmised, arusaamised siis sellest, mis andmeteaduses vaja on. Eelmine aasta vastuvõtt oli 60 tudengit võtsime vastu, kellest selline reibas veerand on informaatika õppekavalt, siis matemaatika ja statistika, füüsika, keemia, põhimõtteliselt võib öelda, et pooled on sellise IT, statistika, füüsika taustaga inimesed ja teine pool on siis võib-olla veidike pehmemad distsipliinid, psühholoogiat, matemaatika on siin, statistika on eraldi löödud, et psühholoogiat, geograafiat, majandusteadust ja erinevaid juhtimise või majanduse erialased, et tegelikult on selline 50-50, kas siis matemaatiline IT või teised erialad, et see interdistsiplinaarsus nagu tegelikult tuligi ilusasti hästi välja, et ruumi on siin kõikidele. Nüüd vaatan korraks, mis see kell on. Et rääkida sellest andmeteadusest uuesti kordan, et selleks, et mingis valdkonnas andmeteadust rakendada, peab aru saama, mis selle valdkonna, kas on siis äriettevõtte või ärivaldkonna või teadusvaldkonna, mis on selle põhitöö ja sisu, millest seal on nagu väärtus võimalik tekitada, mis andmed seal on, et siis on nagu selle ärisuuna või valdkonna, haridusest peaks aru saama haridusest ja kui haridusest rääkida andmetest, siis võib-olla näiteks õpianalüütika, et mis tüüpi infot on siis hariduse kohta, näiteks õppeedukuse infoteks, et tuleb aru saada valdkonnast, tuleb aru saada nendest andmetest, mis seal valdkonnas tekivad, siis saab need andmed ette valmistada selliseks analüüsiks ja modelleerimiseks, et tegelikult siis nende mudelitega, mida me siis andmetest kätte saame, juba rakendada, kas seda on äris võimalik rakendada, kui on, siis tuleb need ka juurutada. Nii et see kõik pöörleb ümber andmete, et oleks ärivaldkond paigas, andmetest arusaamine, andmed ette valmistatud, andmed analüüsitud, hinnatud, mis see tulem on ja et siis saaks ka neid rakendada. Ja see on selline üle kõikide valdkondade andmeteaduse mudel, cross-industry standardiseeritud protsess, et põhimõtteliselt sama kehtib ükskõik, millise ärivaldkonnas võtad, tekivad samad sammud. Aga loomulikult inimene siis võib spetsialiseeruda ühele, teisele või kolmandale rakendusele. Et neid komponente käsitlevad ained on siin alusmoodulis andmeteadusmetoodika, mis seda kirjeldab, masinõppe, andmetehnika, millega siis andmeid hallatakse või suurandmete haldust, visualiseerimist ja esitlust, mis on nagu tähtis komponent. Ja lõpuks siin on ka tähtis komponent on ka see, et aru saada, mis on need legaalsed taustad. Te olete kuulnud GDPR-i või siis andmekaitse üldmääruse sõna, et millised on need õiguslikud või eetilised
piirid, kuhuni siis andmeteadust võib rakendada. Et kas valimistulemusi võib mõjutada või mitte, see on rohkem siis seadusandlik ja eetiline küsimus. Aga kõiki neid teemasid on võimalik siis käsitleda seal, et siin on nagu selline aine ka kõikidele kohustuslik. Need ained on kõik kohustuslikud alusmoodulis. Kui me läheme järgmisesse moodulitesse, siis tekib tohutult palju valikuvõimalusi. Nii et tehisintellekti või andmeteadusmeetodeid võib olla kas loomuliku keele, kõne, teksti analüüsiks, võib olla hoopis geoandmete töötluseks ja sama kaardirakendused, et mismoodi ruumiandmeid töödelda, kuidas planeerida sõidukit liikuma näiteks seal või kuidas inimesed liiguvad või hoopis bioloogiliste andmete statistika või tehisnärvivõrgud või andmebaasid edasi jõudnutele suurandmed. Et siin on, nagu näete, siis tegelikult on 3 ainet nendest valida, saab päris hästi juba nagu eri suundadesse liikuda. Ja siis suunamoodul on see, kus me tahame ka selgelt tuua siis ühe ärivaldkonna vajadused või teemad sisse, et neid tehnilisi oskusi üldabstraktset teadmist saaks rakendada siis mingis erialas, kas siis äriettevõtte vaatest või humanitaar- või sotsiaalteaduste vaatest või loodus- ja terviseteadustes. Ja siin on kuidagi nagu, kui me ütleme, et andmeteadus on see CRISP-metoodika on ühest valdkonnas kantav teise, siis kui siin katsetada seda nagu 2 erinevas kitsamas erialas, siis peaks tegelikult välja tulema, et tõesti need samad meetodid, andmeanalüüsiks, närvivõrgud, masinõppe, tehisintellekt, et kõik need töötavad, lihtsalt veidike see kontekst on teine, et see ärivaldkond on veidike teine. Ja siin on näha siis need ained, mis defineerivad praegu neid 3 moodulit, et äriettevõttes on selle ettevõtte või ärisuuna analüüs, mis seal üldse valdkonnas toimub. Äriprotsessid on see, mismoodi ettevõte töötab sisemiselt, mis jäljed jäävad maha andmetöötlusest või inimeste protsesside käigus, et kuidas analüüsida neid või hoopis kuidas teha andmeanalüüsi nagu ettevõtte jaoks. Humanitaar- ja sotsiaalas on siis nagu riigi juhtimine või majandusjuhtimine, selline mõjude mõõtmine, mõjude hindamine, seda õpetavad juba sotsiaalteaduste vastavad õppejõud ja instituudid. Siis on geograafia, kommunikatsioon ja ruumiline mobiilsus, näiteks mobiiliandmete analüüseks. Ja siis viimane on siin andmeteadus digihumanitaarias, humanitaarvaldkonnas, olgu ta siis keele, ajaloo suunas. Näiteks arheoloogid võiksid teha analüüsi andmekaevet selleks, et otsida mingeid uusi signaale, uusi kohti, kus midagi näiteks kaevata, kuhu siis trianguleerida seda, et kuhu me peaksime nagu suunduma. Tegelikult satelliidi andmete pealt on ju ka otsitud neid kohti, mis põllu peal tundub, et on näiteks mingi ajalooline mälestus, siis see võib näiteks satelliidipiltidelt mõnikord välja tulla. Ja satelliidipildid on tegelikult kaugseire. Kui me läheme looduse tervise poole, siis andmeteadus kaugseires vaatab satelliidi pealt alla maa peale või seirab, mis toimub maal, on ta siis satelliidi või lennuki pealt, eks, et seire ülevalt poolt maa poole. Teiselt poolt maa pealt vaatame välja tähtede poole astronoomiasse, nii et siis on nagu 2 suunda maa poole või maad eemale. Tervise poole peale minnes oleme käivitanud terviseandmete analüütika ained. Me ise uurimisrühmas tegeleme tervise ja bioloogia andmetega hästi palju, et siis meil on terviseandmete analüütikat ja bioloogiliste andmete analüütikat bioinformaatika aines. Ja nendega on seotud ajuteadused ehk siis neuroteadused, arvutuslik neuroteadus, kuidas üldse nagu inimese aju võiks töötada ja kuidas inimese aju nagu töötleb informatsiooni. Nii et need on nagu need 3 suunda, kuhu siis tudeng peab valima, kuhu ta spetsialiseerub. Ja valida siis oli siin vist niimoodi, et kui ma spikerdan 12 ainepunkti, siis see tähendab seda, et valida 2 ainet nende hulgast. Tasandusmoodulid ja valikained, need võimaldavad just nagu võtta ennast aidata järele siis kas programmeerimises, algoritmid, andmestruktuurid või keerulikamad algoritmid, andmebaaside alused,
üldse andmebaasidega tööoskused. Eraldi siis tehisintellekt on meil see aine, siin on aine, mis on bakalaureuse aine meie õppekavades. Nii et siin on bakalaureses on ka tegelikult arvutiteaduse tudengitel informaatika tudengitel on seda juba võimalik olnud õppida mingil määral, aga sealt saab siis nagu neid aineid juurde võtta. Ja samamoodi sissejuhatust statistikasse, tõenäosusteooriasse või matemaatikasse saab selle tasandusmooduli käigus siis juurde õppida. Aga valikained on siis kõik ained, mis on siin seotud meie andmeteadusega instituudis magistritasemel või teistes instituutides, nii et siin on see valiku hulk on päris suur. Instituut on päris suur, ülikool on veel suurem, nii et valikuid jätkub. Ja lõpuks praktikat me aitame nagu korraldada niimoodi, et muidugi on suur vastutus tudengitel endil alati praktikakoha leidmisel, aga me teeme regulaarselt karjääripäevi. Siin on nagu Delta karjääripäeva nime all, kus siis majanduse, matemaatika ja IT suuna ettevõtete juurde, suuna tudengite juurde siis tulevad ettevõtted messi vormis, siis enne koroonat siin samas kõrval spordisaalis, aga sel aastal tegime puhtalt virtuaalse messi, praktikamessi, kus on siis võimalik ettevõtetega suhelda ja nii edasi. Ja loomulikult me vahendame siis ka praktikakuulutusi tudengite suunas. Magistritöö on suhteliselt klassikaline, kuigi ta siin on 15 ainepunkti, mis mõnes meie magistrikavas on 30 ainepunkti, et ta võib-olla ei ole nii mahukas siis magistritööna. Ja me näeme ette ka, hakkame eksperimenteerima ka seda, et 2 või 3 teha projekti mõnes ettevõttes, et siis on nagu magistriprojekt mitme peale tehtuna. Meie instituut, arvutiteaduse instituut Tartu Ülikoolis on hetkel kasvanud Tartu Ülikooli kõige suuremaks instituudiks, mis tähendab, et ta on tegelikult ka Eesti kõige suurem selline üksiküksus. Meil on palju tudengeid, meil on palju õppekavasid, aga meie ained on enamuses olemas siis ka e-õppe toega ja see ei tulnud nagu koroona ajast, et me oleme juba 15 aastat vähemalt üha enam ja enam pannud õppematerjale välja avalikult veebi. Need Courses CSUT lehekülje pealt, kes ei ole siin Tartu Ülikooli üliõpilased, saavad uudistada, et mismoodi erinevad ained praegu hetkel on materjalidega kaetud. Et õppematerjale võimalikult palju oleks väljas ja loomulikult on see aasta siis toimunud ka e-õppe vastavates ainetes video teel, kasutades Zoome või muid töövahendeid ja salvestatud loengumaterjale kasutades tihti. Nii et siit on paljudel puhkudel on ka tegelikult loengumaterjalid videodena olemas ja lisaks toimuvad kontaktõpped siis nagu virtuaalselt, mitte ruumis, aga ka virtuaalselt. Ja loomulikult, kui koroona läbi saab, siis me hea meelega teeme kõike seda päris füüsilises keskkonnas kontaktõppena. Juhin tähelepanu, et tegelikult õppekava on päevane õppekava, mis tähendab seda, et põhiline õpe toimub ikkagi töönädala keskel, töö ajal 8 kuni 4-6, et meil ei ole sellist, et loengud hakkaksid kella 6-9. Ma tean, mul abikaasa õpib praegu, siis tema kuulab 6-9 tihti loenguid või nagu interaktiivseid loenguid, et siin on õppetöö käib ikkagi päevaõppe vormis. Ja selgelt me tahame, et õppimine oleks prioriteet number 1, selleks, et see 2 aastaga see diplom kätte saada ja siis juba tööellu sukelduda paremini. Arvutid on meil olemas, tudengitele saavad oma laptopid tagatud ja loomulikult on ka arvutusressursid, et siis ellu viia seda andmete analüüsi nii-öelda pilvearvutuste najal. Õppejõud, ma just enne seda 15 minutit tagasi panin kokku slaidi võtmeõppejõududest. Õppejõud on noored, aktiivsed ja samas ka Eesti tippteadlased, et nad oskavad oma ala, nad on väga head õppejõud. Meelis Kull õpetab masinõpet, Raivo Kolde visualiseerimist,
ja terviseinformaatikat. Dmitrov Fishman õpetab ka masinõpet praegu siin, et mismoodi me jagame neid aineid, see on siis pole hetkel nagu tähtis. Sulev Reisberg tegeleb siin bioinformaatikaga ja terviseandmetega, samamoodi Kaur Alasoo. Anna Aljanaki tuli Eestisse tagasi ja tema tegeleb muideks muusika andmeanalüütikaga, nii et kõik, mis puudutab digitaalseid muusika esitlusi, siis tema huviorbiidis. Fredrik Milani õpetab äriprotsesse ja äriettevõtete tausta, nagu aineid, ise panganduste taustaga ja nüüd äriprotsesside analüüsiga. Helen õpetab eetikat ja juurat, Raul Vitsente õpetab närvivõrke, neid deep learning või süvaõppe meetodeid ja ajuuuringuid ja näiteks siin IT mõju-uuringute instituudis Mihkel Solvak tegeleb sotsiaalteaduslike mõjude hindamisega. Tegelikult nad kasutavad siis ka hästi palju andmeteadust ja vastavaid vahendeid. Paljud ained on inglise keeles, et õppekava on eestikeelne ja me loomulikult üritame võimalikult palju eestikeelseid aineid teha, aga meil on palju välismaalasi õppejõududeks, instituudis üle poole õppejõud on praegu välismaalased, nii et sellest johtuvalt on ka päris paljud ained on tegelikult inglise keeles. Ma küsisin meie tudengitelt veidike, mida nad ütlevad õppekava kohta. Näed, eriala palusin neil kirja panna, otse üks-ühel kopeerisin nende väljaütlemised, et eriala moodulites on palju valikuvõimalusi, igaüks saab täpselt valida endale sobiva komplekti. Ained on pigem praktilised, saab teha projekte, rakendada kohe omandatud teadmisi ja näha reaalseid tulemusi. Ja esimese aastaga on juba kõvasti, praeguseks on siis ju tegelikult veidike rohkem kui pool aastat õpitud, eks, on väga palju arendanud analüütilist mõtlemist ja andmetöötluse oskusi ja on oma valikuga väga rahul. Siin on näited, mis ta on ise mis siis Annika pani, et ta mõned näited praktikumides, mis ta on ainete juures teinud, näiteks see võrgustik peaks kajastama Spotify autoreid, siis muusikuid ja nende omavahelisi koostöid ja millised on siis populaarsed, mis žanrites ja nii edasi, et suhtevõrgustike muusikute vahel. Või hoopis pildi puhastamist, et siin on müra täis pilt, kuidas selline müra pildi pealt elimineerida, teha siis pilte puhastada. Ühetaolised andmed kõik, on ta siis pikslid pildi peal või seosed muusikute vahel. Gerdo Puusalu, korraks ma vaatan tagasi, Annika eelmine õppekava oli matemaatiline statistika, nii et ta nagu statistika teadmised olid tal tugevad, aga siis eeldatavalt siin on juurde tuleb tehnilisi oskusi, programmeerimisoskusi, kõiki neid eriala valdkonna oskusi. Gerdo Puusalu on varasemalt õppinud majandusteadust ja töötab praegu KPMG Lighthouse'is, aga tema kiidab, et on ainulaadne õppekava, kus saab siis erinevate valdkondade peale seda rakendada ja teda köitis see, et matemaatika, informaatika, statistika eelteadmised näitavad, et õppekavas ei ole allahindlusi nagu selle õpetatavate suhtes. Et õppekohtade täituvuse nimel kvaliteedis järeleandmisi ei tehta, et siin on päris palju sarnaselt mõtlevaid inimesi koos tudengite hulgas. Mis on olnud temale kõige raskem, võrreldes varasemate õpingutega on töökoormus suurem. Me tõesti mõtleme, et see õppimine on nagu töö, tegelikult täiskohaga õppimine on intensiivne, nii et see on meie, ma ütlen nüüd mantra, aga selline selge fookus, et tegemist on päevaõppe vormiga, intensiivse õpingut või formaadiga. Praktilised kodutööd nõuavad aega, aga siis käsitlevad elulise probleemi ülesandeid ja võimaldavad siis omandatud kinnistada. Ja siis erineva taustaga inimesed, kes on õppekaval, on tegelikult selge lisandväärtus õppekavale, et omavahel saate tuttavaks ja see loob uusi kontakte tuleviku jaoks. Loomulikult kahjuks sel aastal see tutvumine on veidike saanud tagasilöögi seoses selle koroonaga.
ka Riina Rao, siin on pilt ka. Tema õppis, elas tükk aega Inglismaal, on õppinud psühholoogiat ja siis hoopis, mis siis on korporatiivset, sotsiaalset vastutustundlikkust ja nüüd on analüütiku töö lisaks siis õpib andmeteadust, et andmeteaduse, kus siis on, et ta usub, et järgmise 10 jooksul asendab analüütikut hoopis andmeteadlane ja selle tõttu asus sellele õppekavale. Nii et tulevad erinevate taustadega inimesed, kõik ei ole programmeerimise taustaga. Ma panin tähele, et mul ei olnud ühtegi arvutiteaduse informaatika tausta tudengi kirjeldust siin, aga tegelikult loomulikult nemad omavad tehnilisi oskusi ja on täpselt sama teretulnud siia õppekavale. Loomulikult me tahame, et oleks võimalikult palju neid. Nüüd keskkond, ma ei tea, kui paljud teist teavad Tartu Ülikooli Delta õppehoonet, see on veidike rohkem kui aasta tagasi valmis saanud. Kahjuks esimene aasta on läinud siia koroonanahka, aga siin on väga modernne õpikeskkond, audikad, tudengite koostööalade ruumid, kus saab oma projekte ellu viia. Hängida ei ole see õige sõna, aga hängida ja teha tööd, et selleks Deltas on ideaalsed võimalused. Ja pildid on suhteliselt inimtühjad, nagu see õppehoone hetkel on, pigem on tühi, aga samas inimesed käivad tööle, et lihtsalt vähe on. Need fotod on siin nüüd veel võistluselt, et siis näete Delta linnulennult või siin samas ukse ees, et Delta linnulennult on ülikooli peahoonele väga lähedal. Siit peahoonesse on võimalik minna 10 minutiga, mis tähendab, et kogu see südalinna elu ja kõik südalinna kohvikud, restoranid on tegelikult siin 5 või 10 minuti tee kaugusel, et Delta on täiesti Tartu südalinnas, uus ja mõnus õppehoone. Andmeteadusest, ma mõned pildid panen veel siia. Isejuhtivad autod, tänapäeval, kuidas me need autod ise juhtima paneme, on see, et auto peab saama teha otsuseid, kuidas sõita, selleks on tal vaja andmeid enda ümbert sensoritega võtta ja siis rakendada siis tehisintellekti, kas siis mõõtmispunktipilvede peale, lidari või radari info peale või hoopis puhtalt videostriimi pealt, nii et tegelikult ka isejuhtivad autod on päris otseselt andmeteadusega seotud närvivõrkude ja andmeanalüütikuga näiteks. Tartus on palju Eesti säravaid ettevõtteid, IT-ettevõtteid, iduettevõtteid, kes, miks nad siin Tartus on? Sellel on ilmselgelt üks ainus vastus, et selle tõttu, et Tartus on Tartu Ülikool ja tudengid ja talendid. Nii et IT-ettevõtted siin on need, kes otsivad talenti ja need IT-tudengid või teised tudengid, kes siit ülikoolist õpetavad, asutavad uusi ettevõtteid Tartus, kus iga aasta siis tuleb õppima suur hulk uut talenti, kes loovad Eestis uut majanduskasvu, ettevõtteid, väärtust. Nii et ma ei hakka neid siin üles lugema, aga Tartu südalinnas sisuliselt on kusagil IT-ettevõtete suurusjärku üle 2000 IT-ettevõtete töötaja siin samas südalinnas. Nii et töökohad on tegelikult siin Tartus olemas ja Delta ümber on siin samas ettevõtlusmajas on lisaks veel ettevõtteid. Seesama asi teise pildina, juba siin näete aerofotot, kaarti ja juba siit on näha, et ka geoandmete töötlus on üks andmeteaduse aspekte. Lõpetuseks, kandideerimine on praegu avatud, juuni lõpuni saab avaldusi sisse panna ja me üritame siis juuli alguses võimalikult kiiresti need otsused ära teha, et saate selle vastuvõtu otsuse kätte juuli esimeste nädalate jooksul ja siis on juba augusti lõpust võimalik hakata õppima. Ja sellega läkski pikale. Õppejõul on lihtne rääkida umbes 45 minutit korraga, see on see üks akadeemiline tund, et ma loodan, et te pidasite siin minuga koos vastu. Aitäh! Kas ma võtan äkki selle jagamise maha, siis saame rohkem nägusid näha ja ma saan selle küsimuste vastuste
ekraani ka endale ette. Kas siin on juba küsimused ära vastatud ka, jah? Meil on mõte tegelikult, et Ilmar saaks ka võib-olla siis kohe oma selle ettekande osa ära rääkida ja siis saame, kui küsimusi vahepeal ei ole, siis saab rääkida pärast küsimusi edasi. Ja loodetavasti on Ilmaril rohkem küsimusi. Jah, võime niimoodi teha, et ma mõnele küsimusele vastan oma ettekandes ka loodetavasti. Aga hüva, ma jagan oma ekraani. Ma olen seda väljendit nüüd nii palju siin magistris kuulnud, et ma jagan oma ekraani või ma loodan, et te näete nüüd minu ekraani, aga see selleks. Ehk siis, tere ka minu poolt, mina olen Ilmar ja mina olen siis andmeteadlane esimest aastat ja ma üritan teile rääkida, et kas inimesest võib saada andmeteadlane ning mida see magistriõppekava endast tegelikult kujutab. Ja kindlasti esitage jooksvalt küsimusi, arutame need lõpus või siis jooksvalt läbi. Ehk siis minu taust. Siin on ilus pilt minu lõpetamisest aastal 2019 ja mida ma tegin siis, ma õppisin bakalaureuseastmes füüsikat, keemiat ja materjaliteadust ehk siis materjaliteadust täpsemini ja see on siis reaal- ja loodusteaduste sellise suunaga õppekava, kus on rõhk nagu laboritööl enamjaolt ja väga vähe on tegelikult neid IT-aineid, kuigi ma võtsin mõne juurde sellise elementaarse programmeerimise või siis mõne Java kursega, nagu oli ka objektorienteeritud programmeerimine. Siis pärast lõpetamist ma asusin materjaliteaduse magistrisse, aga see jäi mul lõpetamata. Otsustasin, et see ei ole päris see suund, kuhu ma tahan edasi minna ja et äkki oleks aeg sellise kannapöörde teha karjääri mõttes. Ja siis 2019 november, kui ma olin veel materjaliteaduse magistris, ma kandideerisin sellisesse ettevõttesse nagu Positium, kandideerisin sinna andmeteadlaseks, spetsialistiks, inseneriks. Neid tiitleid on nii palju ja väga raske on defineerida seda rolli või tegevust, mida ükski tiitel teeb, aga peamine on see, et mul sellist varasemat programmeerimise või andmeteaduse kogemus pigem ei olnud. Et ma õppisin kõik seal koha peal ja vaadati pigem seda isiksust, et kas sa oled nõus õppima seda tehnoloogiat ja kas sa oled nagu suutlik üldse keskenduma sellistele asjadele. Ja siis 2020 septembrist ma õpin andmeteaduse magistris ja nüüdseks olen elanud selles maailmas juba 1,5 semestrit, siis sügissemestri ja pool kevadsemestrit. Natukene siis sellest algusest, et mida ma sügissemestril tegin. Et siin on tegelikult loetelu nendest ainetest, mis ma sügisel tegin, 5 ainet. 3 neist on nii-öelda kohustuslikku, ehk siis sellest alusmoodulist, millest Jaak Ülo enne rääkis, andmetehnika, masinõppe ja andmeteadusmeetodid. Ja siis 2 valikulist ainet, ehk siis praktika informaatikas, läbisin natukene praktikat oma töö kõrvalt. Ma tegin poole kohaga tööd edasi, kui ma siis käisin koolis ja tehisintellekt, mis oli samuti liigitub sinna valikaine alla. Ja esialgu siis septembris, oktoobris oli õppetöö pigem auditoorne, et kui tihti sul ikka on võimalus õppida mingi ülikooli kõige uuemas hoones. Mina siis käisin pidevalt Deltas, käisin kohal loenguid kuulamas, käisin teiste tudengitega seltsimas ja õppimas. Aga meil oli e-õppe alati olemas, ehk kui ma tahtsin, siis ma võisin vabalt koju jääda ja kaugelt jälgida seda loengut või siis järel vaadata kunagi hiljem õhtul. Aga novembris, kui jälle tulid teatud olud, siis me kolisime kõik e-õppesse ja see kolimine oli suhteliselt valutu, sellepärast et Arvutiteaduse Instituut, eks ju, ma usun, et meil on Tartu Ülikoolis ühed kõige paremad e-õppe võimalust üldse hetkel. Ja siis see esimene semester andis mulle väga hea baasi andmeteadlasena või insenerina töötamiseks, et mul oli küll varasema kogemus Positiumis olemas, aga juba selle esimene semestriga näiteks see andmeteaduse meetodid aine, see õpetas nii palju sellest, et kuidas mõelda nagu andmeteadlane või kuidas käituda, kuidas mõelda statistikast ja kuidas suhtuda teatud andmetesse, kuidas tõlgendada neist välja mingisugune lugu. Ja tegelikult paljud need esimese semestri ained olid väga kasulikud ka edaspidiseks. Ja need kollased ained siin siis on tasandusained. See tähendab, et nad on kõigile sobivad õppeained.
et neid võetakse tüüpiliselt siis magistri esimesel aastal ja kuna väga palju erinevaid inimesi tulevad magistrisse, siis kuidagi peab leidma tasakaalu, et kas õpetad neile väga sellist kerget asja, et kõik saaksid aru, ükskõik mis tase sul praegu on olemas, või siis õpetad väga rasket, et isegi kõige kogenumad vennad saaksid midagi uut teada. Aga tegelikult see tasakaal seal oli hea ning mul on tunne, et need, kes ei olnud programmeerimisega väga palju kokku puutunud enne, et need õppisid väga palju ja õppisid ka väga palju need inimesed, kes on juba kuskil Boltis või TransferWise'is 10 aastat arendajana töötanud või midagi sellist. Ja tegelikult see pidev suhtlus kursekatega aitas õppeainetega paremini toime tulla, et õnneks meil juba semestri algusest tegi Jaak Ilo, programmijuht, siis Slacki meile ja ma ütlen teile, et Slack kursa chatiks on jumala eest parem kui igasugune Facebook. Et siin on eraldi kanalid ja saab arutleda eri teemadel niimoodi, et ei oleks ilge sasi pundar. Et väga kerge oli niimoodi abi saada teatud teemade või kodutöödega. Mida ma praegu teen, siis kevadsemestril. Mul on hetkel selline tunniplaan. Siin on 2 sellist kohustuslikku ainet, mis on alusmoodulus jälle andmete visualiseerimine ja esitlus ja siis privaatsuse andmekaitse. Ja siis ülejäänud on sellised minu enda valikust tingitud ained. See multimeedia ja saksa keel, mis te näete seal, need on, võtan enda huvist, aga mis täpsemini andmeteaduse õppekavasse läheb, on muusikaandmeanalüütika, mis liigitub mul siis valikaineks. Selle ma võtsin, kuna ma väga huvitun muusikast, tegelen sellega hästi palju. Siis kuna ma töötan Positiumis, mis keskendub ruumiandmetele ja mobiilpositsioneerimisandmetele, siis ma võtan ülikoolis ka seda ruumiandmete töötlust, mis läheb teisse alusmoodulisse. Ja siis ma otsustasin, et ma võtan andmeteaduses suunamooduli siis andmeteaduse äriettevõttes, sest et sellest ma tean kõige vähem ja seega ma võtan praegu äriprotsesside kaevet. Et selline mul siis hetkel see tunniplaan 39 EP-ga. Natuke hektiline on, eriti kui poole kohaga tööd teha, aga kuidagi peab hakkama saama, eks ju. Mida ma saan üldiselt sellest õppekavast rääkida ja eripäradest ka võrreldes teiste õppekavadega. Et see pilt siin illustreerib andmeteaduse tööd vägagi. Ning kui rääkida sellest, et missugune see õpe on, meil on väga projektipõhine õpe, et väga vähe on tuupimist võrreldes teiste õppekavadega. Meil enamalt on hindamised jooksvalt ehk esitad kodutöid pidevalt, teed projekte ja väga vähe on selliseid kirjalikke eksameid. Et kui meil on eksameid üldse olnud, siis need on olnud Moodle'is ja avatud materjalidega. Ehk ei pea niimoodi tundide viisi lihtsalt tuupima pähe mingisuguseid valemeid, et eksamil millestki aru saada. Ja meil on väga kirju kursus, et meil on esindatud nii erinevad vanused. Ma arvan, et noorimad ongi minu vanused ja kõige vanemad on seal 50 kandis, aga keskmine vanus äkki ongi 30 kanti. Ma ei julge isegi öelda praegu. Meil on erinevad erialad ka esindatud, nagu Jaak Ülo enne näitas, et meil on IT-d, statistikat, majandust, humanitaariat, loodusteadlasi ja muud selliseid. Ja on meil esindatud ka nii naisi kui ka mehi võrdselt. Et mulle meeldib selline mitmekesine sats, et ei ole ainult ühte konkreetset kontingenti. Meil õppekaval on ka suur praktikal ja mobiilsusaknal ehk võimalikult palju tahetakse, et inimene tegeleks reaalsete probleemidega, et suunatakse kohe esimesel semestril või antakse võimalus, et käia praktikal, teha reaalset tööd kuskil ettevõttes. Ja mina näiteks sain oma 12 ainepunkti praktikat siis oma praeguse töökoha Positiumi tööga ära katta. Ja mobiilsusakil on ka sellest natuke hiljem. Ja väga head, seda peab kindlasti mainima, et väga head võimalused on iseseisvaks auditoorseks ja e-õppeks. Et kui sa tahad, siis sa võid, kui meil ei oleks koroonaaeg praegu, eks ju, siis sa võid vabalt loengusse minna füüsiliselt kohale, küsida sealt õppejõult küsimusi ja seltsida teiste tudengitega. Kui sa tahad, siis sa võid koju jääda, jälgida loengut Zoomis või kuskil ja esitada õppejõule seal küsimusi, hübriidõppe, eks ju. Ja kui sa tahad, kui sa magasid loengu maha, siis sa võid kunagi öösel või millal iganes selle järel vaadata
sest et kõiki loenguid ja seminare praktikumi üldiselt salvestatakse ehk aja planeerimine on siin vägagi paindlik ja mulle see ülimalt istub. Ning kui rääkida minu tulevikust niimoodi konkreetsemalt, siis see on muidugi see, mida andmeteadust endast kujutab, eks ju. Mina isiklikult nüüd lähen järgmisel semestril ehk siis uue õppeaasta sügisel, lähen Tšehhi vahetussemestrile. Loodetavasti on selleks ajaks maailm natuke vähem segasem, nagu ta praegu on. Hetkel ma tegelen ka lõputööga Keemia Instituudis ehk ma tegelen sellega, millega ma tegelesin juba bakalaureuses keemia ja materjaliteadusega, aga nüüd ma rakendan lihtsalt andmeteaduse teadmisi seal. Ja vähemalt õpingute lõpuni ma töötan oma praegusel töökohal Positiumis edasi. Ja siis muidugi, kui sa lõpetad, siis avaneb suur valik, et kas minna edasi kuhugi doktorantuuri või kas töötada avalikus või erasektoris, äkki sa lähed üldse mingit teist asja õppima Tartu Ülikoolis, võimalusi on palju, eks ju. Ja tekib küsimus, et missuguseks andmeteadlaseks ma tahan saada. Ma tahan saada kujutavaks andmeteadlaseks või siis inimeseks, kes tegeleb masinõppega enamjaolt, missugused saavad olema minu domeeni teadmised, mis valdkonnas ma tahan täpsemini asju teada ja asju teha. Et valikuid on palju ja valikuid on väga raske langetada esialgu. Aga pean tõdema, et siiani ma olen üpriski rahul ja kindlasti soovitan ka järgmine aasta, nüüd tulevasel õppeaastal siia tulla ja praegu siis kandideerida siia andmeteaduse õppekavale. Et julgen soovitada. See on hetkel ütlen siis aitäh minu poolt ja ma usun, et nüüd äkki räägiks nendest küsimustest, mis olid siin vahepeal laua peal. Aga lõpetame ekraani jagamise, siis äkki saame koos nendele vastata. Kohe, kui küsimus ära vastata, ta hüppab sinna vastatute hulka, ma ei tea, kuidas teised nagu näevad. Kui ma lugesin nagu nimekirja läbi, siis vist oli niimoodi, et kolmandik olid naised, mitte päris pool, aga jah, et tegelikult jah, et võib-olla on siin see tasakaal on jah, võib-olla veidike paremini paigas kui mõnel tehnilisemal IT-erialal. Okei, ma käisin ka neid küsimusi siin veidike üle ja proovisin mõnes juurde vastata, kas me suuliselt võtame neid uuesti. Ma korraks ütlen selle konkursi teema kohta, et see on meil tegelikult ka teistel erialadel, et kui me võtame näiteks bakalaureuse arvutiteaduses, informaatikas, vabandust, et kus me võtame sisse 200-220 tudengit, siis see, et konkursi number ei ole näiteks 7 inimest kohale, see on täiesti loomulik, et suhteliselt suurel õppekaval ei saa olla nagu nii suur konkurss. Need nii suured konkursid tulevad siis, kui sul on 5 kohta, siis võib olla sul 7 inimest kohale, veidikene üldistades. Nii et selline olukord, et kui me võtame see aasta 75 vastu ja kandideerib kusagil 90 oleks nagu ideaalne, eks. Et selles mõttes nagu ühelt poolt ei pea konkurssi kartma, et kohti on piisavalt ja teiselt poolt see, et see on näiteks 1,2 korda, see ei ole probleem, et see oleks kuidagi nagu madal konkurss, et tegelikult nii suure õppekava kohta on meil päris hea tõmme õppekavale. Et see nagu lihtsalt veidike seletan seda numbrit lahti. Et kui konkursi numbriga ei pääse number 9, siis see tegelikult ei olekski nagu loogiline praegu. See on väga hea küsimus, et kuidas me saaksin praegu kevadel või suvel ette valmistuda, et sügisel aega säästa või paremini hakkama saada. Aus vastus on see, et ei olegi selle peale mõelnud. Triviaalne vastus, et oleks, et harjuta programmeerimist ja tee hobiprojekte ja tee nii palju, kui sa õpid YouTube'ist videosid või mis iganes, et nagu selline klassikaline vastus. Aga võib-olla jah, see, mis oleks nagu hea mõelda, on see, et te kõik tulete mingisuguse, võib-olla mitte päris kõik, aga paljud tulevad mingisuguse näiteks Ilmari näitel, kui ta tegi materjaliteadust,
võib-olla tal oli näiteks mingi küsimus, tegelikult ma tahaksin materjaliteaduses nagu midagi paremini teha tulevikus, et vaata, seal on mingi lahe andmebaas, seal on mingid andmed, et kui ma vaid oskaksin seal midagi nüüd teha paremini, siis selle peale mõtlemine, et mis andmetega sa ise tahaksid hea meelega töötada, see võiks olla täitsa hea niisugune mõtlemine, sest siis kohe, kui sul tuleb aines, et õpin uue tehnika ära, näiteks mingi klasteranalüüs, siis ma saan kohe enda andmete peale seda rakendada, eks. Et need, me ilmselt ainetes ei taheta ette kirjutada ka niimoodi, et sa pead rangelt ühe sama andmestiku peal tööd tegema. Et ideaalis on erinevatel inimestel ka veidike erinevaid andmestikke, et siis nagu need samad tehnikad nagu ülekantavad enda konteksti, et ei tohi ära unustada, kes ma olen, miks ma siin olen, kuhu ma tahan edasi minna. Et kui see on nagu endal hästi paigas, siis ma olen kindel, et on ka parem nagu üles korjata seda, mida sulle nagu õpetatakse. Kuidas see, Ilmar, tundub? Kirjutan alla jutule. Jah. Et jah, sest see on nagu loodetavasti ongi, et tuleks eri tausta pealt ühte kohta kokku ja siis pärast jälle hargnetakse edasi, et kui näiteks keegi tahab selgelt teab, et ma tahan ikkagi, kui Ilmar pärast teab, et ta tahab materjaliteaduses doktorantuuri minna, siis tal on pädevused, hoopis teised pädevused lisaks sellele, mis tal oli varem nagu materjaliteadusest. Et samamoodi digihumanitaarias, et ma võin pärast minna õppima tagasi või oma erialal, et ma omandasin siin teatud oskused, pädevused, siis ma saan seda rakendada. Et tegelikult ma tean, et üle ülikooli meile astronoomid küsivad, et kuidas saaks projekte siia tudengitele anda, et kuidas ma saaksin astronoomiasse endale siin andmeteaduse taustaga inimesi kaasata ja nii edasi, et see huvi on tegelikult päris suur ja ootused on nagu ka nii ülikooli sees erinevates instituutides ja siis muidugi ka äriettevõtetes erinevates. Ja riiki ei tasu ka alahinnata, et riigis on ju väga palju rolle, kus on andmepõhised otsustamised, et päris kõik üks meie sel hetkel on andmeteadust, aga tehisintellekti ja sellise taustaga veel Soomes teinud keeleanalüüsi või sellise loovuse analüüsi doktoritöö on hoopis näiteks Eestis kriminaalpolitseis juhib küberkriminalistika tegevusi. Ja siis loomulikult tal on päris head nagu pädevused, kuidas otsida seoseid, et see, mis ma ütlesin, nagu teksti analüüs ja loovus, see otsib nagu sõnade vahel, lausete vahel seoseid ja nii edasi, uusi ideid on ju mingis mõttes automaatselt genereerib, aga need mõnes teises kontekstis annab just nagu sellise analüütilise võimekuse teha hoopis mingid muud tüüpi tööd. Et seda alati mõtlemine võib-olla on hea, kui läbi mõelda, et mida ma tegelikult, kuhu ma tahaksin rakendada, et harvemini on nagu siin see, et ma tahan lihtsalt õppida järjest paremini, ma ei tea, ainult masinõpet, ükskõik mis see valdkond on. Lisan viimasele punktile, et üks asi on see, et sa võiksid enda jaoks läbi mõelda, et mida sa tahad edasi teha, aga tegelikult kui sa ei tea, mida sa tahad edasi teha, siis see on ka okei, sellepärast et siin õppekaval mul on tunne, käiakse läbi nii paljud erinevad valdkonnad, ehk lõpuks sa saad aru, et mingi asi sulle sealt meeldib. Näiteks mind väga paelus esialgu selline aine nagu muusikaandmeanalüütika ja siis mõtlesin, et äkki kui ma tegelen sellega rohkem, siis äkki ma võiksin seal isegi lõputöö teha või pühenduda sellele täpsemini. Ehk sa puutud kokku nii palju erinevate valdkondadega siin, et isegi siis tekib perspektiivi. Ma ütlen ühe näite tegelikult, see muusika, eks, et ma enda ettekandes mainisin ka, et nagu vaalahääled ookeanis. Et muusika, heli, vaalahääled ookeanis või hoopis arst kuulab stetoskoobiga südamelööke. Kui tehti üks suur avalik võistlus selle peale, kuidas vaalahääli paremini ära tunda, vaalalaulu, siis võitnud projekt muideks tegi mitte niimoodi, et ei analüüsinud nagu seda heli ja muusikat või nagu seda helisignaali, aga ta teisendas selle heli sagedusteks, intensiivsusteks pildiks ehk siis nagu tegi visuaalse pildi ja siis rakendas tavalise pildi analüüsi meetodeid.
Ehk siis ka see andmete töötlus niimoodi, et ma võtan ühed andmed, viin teisele kujule, rakendan seal meetodit, oli see, mis töötas. Nii et muusika puhul võib-olla see täpselt niimoodi, et rocki või džässi pilt on nagu heliliselt, kui sa esitad ta visuaalselt, võivad näiteks erinevad välja näha ja võib-olla tuleb mingi omadus sealt hoopis pildianalüüsi kaudu paremini välja. Näiteks. Ma korraks kommentaarin seda õppimist ja tööd. Et ma ise olen nagu seda usku, et õppimise ajal tuleks õppida, sest siis on nagu intensiivne periood ja siis sa pühendud sellele, sa saad nagu võtta aega selleks, et nagu õppida. Kui sul on, paratamatult on niimoodi, et kui sul on tööl mingi kriis, siis selle kõrval nagu see õppimine ja veidike tahaplaani, siis sa lähed veidikese, lähed nagu lati alt mingis mõttes nagu läbi. Loomulikult seda saab tasandada niimoodi, et see õpinguperiood läheb veidike pikemaks, nii edasi, aga paratamatult tekib veidike niisugune kontrast, et kui vähegi võimalik, siis mina soovitaksin isiklikult pigem õppida, pigem teha selle aja, me tegelikult otsime ka siin ülikoolis, et meil on uurimisrühmade juures võimalik projekte teha, et võimalik on veidike teenida stipendiumed või palka ka uurimisprojektide juures, ülikooli juures, et ma ise oma kogemuse pealt ka nagu pigem soovitaksin alguses seda, et nagu veidike raske on nagu mõelda niimoodi, et ma teen täiskohaga tööd ja siis täiskohaga õpin. Aja pikendamisega on muidugi seda võimalik veidike intensiivsust maha võtta, ma tean, et meil seda harrastatakse ka mingil määral, aga igaks juhuks, et te teaksite, et see 3-aastane rahastus tegelikult eeldab, et 3 aastaga ehk siis nagu Ilmar järgmine aasta ja nüüd vastuvõetav lend ainult 2 aastaga. Me peame kokku selle 3 aastaga nagu viima 50 inimest lõpudiplomini, et meil on tegelikult kohustus riigi ees näidata, et diplomid saavad välja antud ja loomulikult me ei taha diplomites mitte nagu allahindlusi teha, vaid me tahame, et intensiivselt õpitaks läbi. Et see on üks põhjus, miks me ka selgelt nagu siin eelistame praegu täiskohaga päeva õppureid. Samas õppekohtade vastuvõtt on päris suur, nii et mahub siia erineva taustaga inimesi. Ma lisan ka seda, et... Ja väga headel, nagu ütleme, supertalentidel pigem on niimoodi, et on tööl hästi, on õppimises hästi ja niimoodi, aga siis, kui nad hakkavad omavahel konflikti minema, siis tekib hirm, et siis õppimine võib jääda nagu number 8 ja see ei ole ülikooli seisukohast hea. Ja teie enda ajakasutuse seisukohast võib-olla ei ole ka hea. Et pigem nagu võtke see õppimise aeg ja pärast saate nagu paremini kasutada seda. Ma lisan ka seda, et lihtsalt Annika ja Kadri vastused sellele küsimusele, et kas on reaalne ühildada töö ning koolielu on vägagi tabavad. Ja tegelikult meil oli isegi sügissemestril ja vist praegu ka inimesed, kes teevad täiskohaga tööd ja siis täiskohaga kooli, aga sa tõmbad ennast natukene sodiks ja praegu mina käin ka poole kohaga tööle, aga see natukene väsitab ära, kui sul on lihtsalt nii palju koormust kõrval, et sul on töö on tõenäoliselt arvutis, siis sul on kool tõenäoliselt arvutis, see on selline praeguse aja spetsiifika, et siis õhtul sa lihtsalt ei jaksa mitte midagi teha, sa ei taha ekraani üldse vahtida, et natuke väsitab ära, aga see on võimalik, ei soovita lihtsalt. Et noorel inimesel on võimalik töötada 60 tundi nädalas, 70 tundi nädalas, kuu aega, paar kuud, aga niimoodi, et nagu 2 aastat jutti töötada selles mahus, see nagu ei töötaks. Et loomulikult ühelt poolt peab õppima ka intensiivselt panustama, vahel intensiivsemalt, et see nagu täiesti normaalne, aga et siis tegelikult võib juhtuda, et mõnes kohas lastakse siis nagu iseendal aju ei jõua töödelda seda infot, mis nagu sisse tuleb ainetes. Et see on nagu lihtsalt see murekoht vedik. Aga me saame täitsa aru, et see ideaalne maailm ei ole mitte alati päris võimalik, et kui vähegi võimalik, siis keskenduge päevaõppes intensiivselt õpingutele.
kui siin on üks küsimus on inglise keeles, et ma tegelikult ei saanudki Marilyn Moore'i küsimusest aru, et kas see nagu see, et kas tahaks nagu võtta rohkem või tahaks võtta vähem, et ma ei saa nagu sellest tunnetusest täpselt aru, aga tegelikult on see mure meil pigem olnud jah, et meil on palju välismaalasi õpetamas ja välistudengeid on teistel õppekavadel, et meil on pigem nagu rohkem aineid inglise keeles kui eesti keeles, et see oli üks kõige raskemaid kriteeriume meil endil nagu täita, et me suudaks näidata, et ikkagi piisavalt palju on eestikeelseid aineid, et õppekava on ametlikult eestikeelne, seetõttu ka tasuta. Aga just see, et kas meil on seda võimekust õpetada, et tegelikult me vastame nendele kriteeriumitele, aga kindlasti on võimalik läbida ka niimoodi, et enamus ained õpitaksegi inglise keeles. Isegi kui aine on eesti keeles, siis tõenäoliselt on suurem osa netist leiduvaid õppematerjale tegelikult inglise keeles, et inglise keele teadmine kindlasti on vajalik siin ja nagu öeldudki, siis paljud õppeained ongi tegelikult inglise keeles, et ma arvan, et esimesel semestril oligi mul ainult 2 ainet eesti keeles, ülejäänud olid inglise keeles ja praegu on ka vist selline jaotus. Mul ei ole ühtegi ainet vist sel semestril eesti keeles. Kas see eetikaaine on eesti või inglise keeles? Privaatsus ja andmekaitse, see on selline 80% inglise keel, 20% eesti keel. See on selline naljakas segu. Jah, motivatsioonikiri on jah see, et see on meil standard nagu magistrikavadel vastuvõtus, et nendel puhkudel, kus läheb nagu valimiseks või hindamiseks ikkagi, et kes te olete, mis on motivatsioon, kas see nagu väärtused on nagu paigas, et kuhu ma pärast lähen ja ma ise pean üsna oluliseks just seda tausta ka, et mingis mõttes, et mida ma nagu toon ise õppekaval juurde, et me tegelikult igaüks, kes tuleb ka teistelt erialadelt siia õppima, et igaüks toob nagu killukese oma eriala juurde ja siis nendes rühmatöödes või grupitöödes või projektides või seal, kus koduülesanded lahendatakse, siis tulevad need teised vaatenurgad ja sellest tekib teatud niisugune väärtus, et kindlasti nagu ülitähtis, et te nagu oleksite ausad, et kes te olete ja kuidas te sobitute nagu siia õppekavasse. Ja see ei ole koht, kus nagu plagieerida. Et meil rahvusvahelistel õppekavadel vahel on niimoodi, et tulevad copy-paste plagiaadid ja siis need muidugi jäävad kohe vastu võtmata. Nii, mis küsimusi veel on? See webinari vormis on selles mõttes hästi raske, et me ei kuule mitte ühtegi sõna teie poolt, räägime nagu oma vahel siin. Et see on nagu tegelikult õppejõule hästi keeruline. Ma kommenteerin veel paari asja lihtsalt, et oleks selge, et ma olen siin õppekava programmi juht, ma olen arvutades instituudi juhataja, aga kavalal viisil ma hetkel ei õpeta ühtegi ainet siin, et üks tasandusmooduli aine on algoritmika, mida ma õpetan ja need, kes programmeerimisest tahavad rohkem teada saada ja andmestruktuuridest ja nii edasi, et siis seda võib võtta, see on küllaltki töömahukas, aga jah, ma tahan pigem nagu jälgida, et see õppekava nagu areneb ja töötab ilusasti. Ja see sama Slack, mida Ilmar mainis, siis tegelikult ma sinna õppejõude ei ole sisse lubanud, et ma olen umbes enam-vähem üksinda seal, et see oleks nagu rohkem ikkagi tudengite keskne, usaldusväärne keskkond, et loomulikult on võimalik luua erinevates ainetes või seal oma kommunikatsioonikanaleid lisaks, et iga õppejõud valib nagu seda lisaks. Aga tahaks ja kuidagi, et see seltskond, kes tuleb ja õpib, et siis omavahel suhtleks palju. Tegelikult oleks tahtnud planeerinud ka füüsilisi kokkusaamise erinevaid, aga hetkel lihtsalt ajamärk on, et hetkel seda ei saa. Aga muidu siin Deltas, kui need olukord läheb vabamaks, et siis on kindlasti eesmärk on seda mitteformaalset läbikäimist nagu kasvatada.
kui sügisel ei olnud veel olukord selline, nagu ta praegu on, siis tegelikult me mõne füüsilise kokkusaamise jõudsime kursusega korraldada ja nendega, kes tulid, nendega oli päris lõbus, käisime vahepeal söömas, vahepeal käisime lihtsalt paaris pubis, eks ju. Tegelikult on vajalik ka kursusekaaslastega niimoodi vabal ajal aega veeta, et tekiks parem sünergia, siis saaks paremini rühmatöid korraldada, igasuguseid projekte, sellepärast et andmeteaduse õppekaval on väga palju projekte, et mul on vist sel semestril peaaegu igas aines mingisugune projekt ja neid ei tehta harilikult üksi, et neid tehtakse kellegagi koos, mis tähendab, et selline läbisaamine inimestega tekib ja see peab olemas olema ja ka mingi hetk paratamatult tekib ka. Ehk suhtlemine meie kursusekaaslastega on tegelikult väga hõlpsaks tehtud ka Slackis. Ja kui me räägime järgmisest aastast, siis ma näen nagu ka seda väärtust, et siis on, kui me võtame selle sama Slacki, siis ei ole meil põhjustada teha nagu uut Slacki nagu uue vastuvõtu jaoks, vaid tuua sisse, kus on juba vanemad tudengid ees, et hakkaks tekkima selline nagu kihiline toetus, et mõni on juba mingid ained läbinud ja siis saab võib-olla mõnes kohas kommenteerida või õlale patsutada, mis iganes. Et see on nagu see eesmärk ja siis järgmise lennu vastuvõttu tudengid võivad hakata mõtlema, et mida nad siis nagu selle vanematel eesolijatel, mida nemad nagu võiksid tahta või mis siis nagu seal võiks olla, et tekiks see kommuun ka läbi aastate, sest see lennu mõiste muutub nagu keerulisemaks, ja siis ilmselt aja jooksul tuleks kindlasti läbi mõelda ka see, et kuidas see vilistlaste kommuun hakkaks tööle, kes on ise koos läbi õppinud, kes paari aasta pärast on Eestis nendes samade IT-ettevõtetes võib-olla juhtivatel kohtadel erinevate analüütikute või erinevates rollides, et kuidas hakkaks käima siis tulevikus see, et juba sealt ettevõtetest hakata praktikakohti ja muid pakkuma siia tudengitele, et see ökosüsteem nagu läheks käima nii-öelda kuidagi, et siit vilistlased hakkaksid omakorda toetama uusi tudengeid, selleks on väga palju erinevaid viise, kas siis stipendiumide või rahadega või mis iganes või siis mingi nõu ja võrgustikega, et see on tegelikult ka visioon, et siia ümber tekitada selline kultuur. Tegelikult see võrgustik on väga reaalne asi, et ma mäletan juba sügisel, kui mingid vennad töötavad sellistes suurtes Eesti ettevõtetes nagu nimetada Bolt või Transferwise, siis mingi hetk hakkasid tööpakkumised lihtsalt tulema nendes Slacki kanalites, inimesed ütlesid, jah, davai, kandideerige, kuhu ikka sa saadad sellise asja. Ja meil on muidu ka ju tööstusmagistrantuur, ehk kui on väga suur soov ühildada töö ja kool ja ühildada seda väga suurel määral, siis on alati võimalik ka minna tööstusmagistrantuuri, kus meil on kohad päris mitmes nimekas ettevõttes tegelikult Eestis. Sellest tööstusmagistrantuurist praegu veel nii palju, et see on tegelikult koht, me üritame siis ülikooliga luua nagu olukorra, et ettevõtte, ülikooli ja tudengi vahel on 3-poolne kokkulepe, et ettevõte tasustab ülikooli kaudu tudengit stipendiumiga, et tudeng ikkagi on tudeng ennekõike, kuid vaatab nendele oma õpingutele peale siis ettevõtte vaatest, et see sama jutt, et kui ma mingi tehnika õpin ära, siis ma pigem vaatan korraks seda oma ettevõtte vaatest või mis mulle ettevõtte seisukohast vaja on ja teeb ka siis praktika ja lõputöö siis ettevõtte vaatest, et ettevõte saab lisaväärtust ka sellest, et võib-olla tudengi juhendaja ülikooli poole pealt annab nagu siis ettevõttele lisaväärtust juurde. Aga et see ei oleks töökoht, vaid oleks just nagu stipendiumiga kaetud õppimise osa. Et see on nagu selle tööstusmagistratuuri idee, mida me oleme siin arendanud. Ja praegu hetkel oli just konkurss, oli 10 kohta, mis on siis ettevõtete poolt rahastatud. Ma vaatan, et meil on 2 küsimust tegelikult sinna Q&A-sse tekkinud. Esimene küsimus, mis tasemel peab olema programmeerimisoskus sisseastujal? Ma võib-olla oskan sellele vastata, et üldist Pythonit võiks osata,
mingil määral, et kindlasti võiks olla mingisugune soovitatavalt mingi 6 ainepunktiline programmeerimiskursus Pythoniga all. Tegelikult meil oli inimesi õppekaval ka, kes ei olnud varasemalt üldse väga programmeerimisega kokku puutunud, ainult natuke mingite andmebaasi tehnoloogiatega ja neil läks esimesel semestril päris raskeks, kui nad võtsid mingisuguseid masinõpet, andmeteadusmeetodeid ja siis igasugust nagu algtase Python programmeerimise kursust korraga. Ehk siis samal nädalal sa õpid Pythonis alles, mis asi on for loop ja siis õpid masinõppeaines, mis asjad on tehisnärvivõrgud ja implementeerid neid. Ehk see võib olla päris keeruline. Võiks kindlasti mingisugune selline kas või üks programmeerimise kursus all olla, aga ma soovitan ka natuke jaotat võtta. Ja kas on aineid, mis käsitlevad mängude, male e-sport aineid? Mul esimesel semestril, kui ma võtsin tehisintellekti, siis seal oli, me õppisime natukene mängude tehisintellektis ka, et kuidas me pidime implementeerima enda male tehisintellekti näiteks, mis võidaks, mitte male, vaid kabe siis tehisintellekti, mis võidaks võimalikult palju. Selles mõttes tegeletakse mängude andmetega, aga nagu sellist e-spordi statistikat või sellist asja ma pole veel näinud, et võib-olla sellega tegeletakse just siis andmete visualiseerimise esitlusaines, kus presenteeritakse siis ükskõik mis valdkonna aineid või andmeid. Et ega privaatsed suurte mängumajade päris inimeste andmed, ega privaatsed andmeid me ju ei pääse ligi sinna, eks, aga ilmselt tasub vaadata, et kas on neid rahvusvahelisi andmerepositooriume, et kus on siis andmeid, on tehtud avaandmeteks, loomulikult ära anonüümiseeritud, eks, aga kindlasti on neid andmerepositooriume, kust on võimalik neid leida, on ju puhtalt ütleme niimoodi, et andmeteaduse masinõppe võistlustele keskendunud keskkondi nagu Kaggle, kus pannaksegi ülesandeid välja, andmeanalüüsi ülesandeid välja, et kes oskab paremini masinõpet rakendada ühes või teises kohas, kes saab parema lahenduse ja nende tulemused lõpuks on ka muutuvad vabavaralist, tehakse avalikud kättesaadavad tulemused, et sealt saab hästi palju õppida, et ühelt poolt on andmed avalikud, on näha, kuidas keegi teine on siis seal hakkama saanud, nendes on võimalik ju osaleda, aga loomulikult on need üsna töömahukad. Samas mõned nendest võistlustest on sellised, kus on auhinnafondid küünivad $1 miljoni ja üle, eks, et on võistlusi, kus on mitme $1 miljoni auhinnarahad, aga nendes võidule saada ja loota nende rahade peale, see on muidugi suhteliselt keeruline, aga need on andmestikke leiab nagu internetis üldiselt enam-vähem iga asja kohta mingeid andmestikke leiab. Ja muidu arvutimängude kohta on arvutigraafika ja mängude labor on meil virtuaalreaalsuse labor. Nad ei tegele niivõrd andmeteadusega või selle all, aga nagu nende mootorite 3D graafikaga sellega, aga ei ole võimatu, et mingeid selliseid graafikukomponente siis nagu tuunida andmetega, nagu päris andmetega kuidagi ühildada, aga see oleks hoopis midagi muud, et nagu e-spordi ja sellised andmeid nagu meil endil ei ole vähemalt, aga avalikes repositooriumides kindlasti võimalik saada. Ma mõtlesin, et ma võib-olla toon konkreetse näite siis mingitest mänguandmetest, mida ma olen näinud. Ma nägan oma ekraani ja ühte ainematerjali õppeaine nimi on siis statistiline andmeteadus ja visualiseerimine. Kõik materjalid meil siin Arvutiteaduse Instituudis on avalikud, ehk seda te võite ise ka vaadata. Ja siis ühes praktikumis me visualiseerisime siis, kuidas korvpallurid liiguvad mängu sees ning kus siis nad kõige tihedamini viskavad korvi ja mis on nende visketabamus siis protsentides. Et selliseid visualisatsioone on võimalik teha. Et väga palju erinevaid võimalusi on, kuigi tõepoolest me pole hetkel tegelenud veel nende e-spordi andmetega. See on sul nagu see Jupiteri notebook oli seal? See oli R-is kusjuures. R-i, Et saad näidata ka veidike koodi, kus sa seal midagi koodi tegid ja muutsid või?
See on kusjuures praktikumi materjal netis üleval ehk seda võib igaüks vaadata. Ma panen lingi siia chati. Et jah, meil siin Arvutiteaduse Instituudis on hea poliitika, et kõik võimalikud õppematerjalid oleksid avalikult kättesaadavad, siis me teeme Eesti riigile ka sellise teen, et me oleme ju rahvusülikooli siiski. Keegi kommenteerib, et StarCraft 2 DeepMind. Jah, sul on õigus, aga sellega ma ei ole veel näinud, et keegi Tartu Ülikoolis tegeleks. Mis mõttes? Ilmar vist ei tea seda ja tegelikult Eesti ajakirjandus ei tea seda, et Tartu Ülikooli magistri tudeng, kes lõpetas mitte aasta, vaid 2 aastat tagasi, 1,5 aastat tagasi lõpetas magistri, oli DeepMindis praktikal ja praegu töötab DeepMindis Londonis. Roman Ring oli seal praktikal ja seesama DeepMindi, mis see nüüd oli, see mäng StarCraft 2, see artikkel, mis oli Nature artikkel DeepMindilt, siis Tartu Ülikooli tudeng, magistri tudeng oli üks nendest kaasautoritest, võite selle artikli üles otsida ja Roman Ring on kaasautor. Aga loomulikult siin Novaatori ajakirjanikud ja nemad ei tunne, Roman Ring ei paista just väga, see ei ole niimoodi, et sa saaksid aru, et on eestlane, eks. See võib olla ükskõik missuguse rahvuse või riigi oma. Et selles mõttes see läks meil nagu PR mõttes läks veidikene mööda see võimalus, aga tegelikult meie enda tudeng on selle sama Nature'is avaldatud artikli kaasautor ja mis tähendab seda, et on aktiivselt osalenud selle sama DeepMindi sisemise töö arenduses. Ja varasemast tehisintellekti poole peal on OpenAI's käidud praktikal, osaletud doktorandid käinud, meie lõpetajad on näiteks tõsi juba doktorantuuri tasemel, kes on õppinud Konstantin Tretakov, on näiteks Google'is, töötab selle YouTube'i peal masinõppe valdkondades on ju, et meie lõpetajaid on mitmel pool laiali siin Google'is, Facebook'is, DeepMindis ja kus veel Spotify's näiteks, et siin kui meil on välistudengeid olnud, et siin ukrainlasi, et siis ei ole alati Skype olnud parim tööandja, et on neid ka mujale kaotatud. Et siin on võimalik saada väga head haridust, aga loomulikult seal mõnes kohas on just see matemaatiline ja tehniline taibukus koos on need, mis hakkavad mängima, et kõik ei peagi seda tegema, aga need võimalused on kõik avatud. Et ma tuletan meelde, et Tartu Ülikool on maailmas arvutiteaduses või informaatikas praegu esi 200 ülikool, 175–200. Euroopas oleme me sellega umbes 63 või niimoodi, et meie tase nagu nende edetabelite järgi on ikkagi Lääne-Euroopa keskmiselt tugeva ülikooli tase. Jah, loomulikult on seal päris tipud on eespool, millele me otseselt praegu veel kandadele ei saa astuda kuidagi, aga see kvaliteedi tipp on kindlasti päris kõrgel. Aga see ei tähenda, et siin õppides ma ei taha öelda, et me kvaliteedis alla laseme, aga ma tahan öelda seda, et kõik, kes tulevad õppima, kõik saavad piisavat tuge, et oma isiklikku teadmiste oskuste pagasit maksimaalselt arendada. Nii et ei tasu oma ambitsiooni ette mõttes alla lasta, et siin on võimalusi on et piire ei ole, seda ma tahan öelda. Ja üks lugu veel, mis siis minevikus oli see, kui
kui DeepMindilt, kui ta oli veel alguses üsna niimoodi, need esimesed asjad, mis neil välja tulid, mis olid esimesed lahedad asjad, kus olid need videomängude äraõppimine, et arvuti õpib ise lihtsalt videomängu mängima, neid Atari vanu videomänge, siis meil ju siin tudengid selles samas ajuuuringute rühmas algatasid open source sellise neurovõrgu treenimise projekti ja needsamad need masinõppetehnoloogiad, millega siis seda õpiti, et nad hakkasid seda realiseerima ja tegid open source avatud lähtekoodiga siis neid repositooriumid. Nii et hiljem DeepMind tegi kõik endale avatuks, et nad ilmselt ei tahtnud, et tekib sinna, et kõik läksid nagu avalikuks. Aga siis, kui need Atari mängude kusagil mingid artiklid olid, siis näiteks on võetud, jällegi Nature on võtnud kommentaari, näiteks meie Tartu Ülikooli doktorandilt Ilja Kuzovkin oli konkreetselt seal, kommenteeris siis Nature'is seal avatud artikli kohta, mida see tehisintellekt seal tähendas. Nii et ägedaid asju on siin teinud teie eelkäijad. Et kui hakata siin vilistlaste nimedega rääkima, siis loomulikult on Kristo Käärmann on siit samast meilt pärit, aga tema tegi andmeteadust juba aastal 2006 erinevatest vaadetest nii andmeladusid kui ka siis bioinformaatika analüüsi. Siis need Jevgeni Kabanov ja nagu endised Zero Turnaroundi asutajad ja insenerid on need, kes on ka praegu, nüüd on Bolti üle kolinud, nii et siin on nagu seda talenti olnud päris hästi õpingutes. Nüüd ma kardan, et ma peletasin kõik eemale. Tegelikult veel osalejaid on ja enne kui me lõpetame, siis ma panesingi chati ühe lingi, kus saab siis õppimise kohta rohkem teavet ja samuti teise lingi, et kui tahate rohkem kursis olla meie instituudi tegemistega, siis kindlasti liituge meie uudiskirjaga. Ja umbes korda 5-6 me teeme andmeteaduse seminare eri valdkondades aastas, et kus on siis ettevõtete mingite teemade kaupa siis koos ettevõtetega nii ülikooli kui ka ettevõtete ettekandeid, et käsitleme nagu sellises võrgustikus mingit 1-2-3 teemat, et otsides ka kõiki neid koostöövõimalusi, et kus kohas siis on koostöövõimalused, vajadused või kus neid ei teki. Et järgmine nädal on mul näiteks selle sama TransferWise ja Wise'i tehisintellekti pealikuga koosolek. Ta on rahvusvaheline inimene Londonis, et siis vaatame, kas tehisintellekti teemadel on võimalik Wise'iga midagi rääkida. Varasematel aegadel võib-olla TransferWise on just see näide, mis ei ole nagu üleliia suurelt tehnoloogia kesksed olnud, et neil on nagu olnud teatud idee, mis ei ole niivõrd tehnoloogiline, aga mida suuremaks sa lähed, seda rohkem on seda tehnoloogiat ka sinna taha vaja. Et nende suurandmete andmeteaduse puhul on ühelt poolt nagu see suur ettevõtted, aga teiselt poolt on loomulikult ka väikesed teistsugused ettevõtted, et see vajaduste hulk on nagu väga lai, mitmekesine. Okei, kas me võime kokku võtta ja siis lõpetada tänaseks? Okei, oli tore ja ma loodan kohtuda kõikidega juba siis, ma näen neid vastuvõtuavaldusi, aga siis loodan juba kohtuda augusti lõpus füüsiliselt siin õppeaasta alguses. Loodetavasti.